Tervist, head Objektiivi vaatajad. Rahapesuga seondub kogu probleemide pundar ja selline labürint, mida Eestis väga vähesed inimesed ilmselt valdavad. Kui Eestis on üks mees, kes seda teemat oskab selgitada, siis on ilmselt see mees praegu siin stuudios. Tema on Rahapesu Andmebüroo kunagine infotalituse juht Aivar Orukask. Tere tulemast Objektiivi stuudiosse. Ja, tere tulemast ja mul on ka rõõm siin olla ja natuke avada selles mõttes, et küll meedias on ju huvi tuntud, et mille vastu või millega ma Rahapesu Andmebüroos tegelesin. Siis tänases saates on meil võimalik tutvustada ühte minu võimekust, et me avalike andmete pinnalt siis avaldame siis avalikkusele, teeme ajakirjanduslikku tööd, et avaldame väikse infokillud, mis siis näitab selles mõttes, et kes siis, meil on siis potentsiaalsed vastutavad rahapesu, sajandi rahapesu eest. Ja, aga vaata, sina oled käinud Eesti meediast läbi ka paljuski ja tegelikult ei saa ju saladusse jätta ka seda, et sina oled üks nendest meestest, kes figureerib sellises raamatus nagu Sündikaat ja just nimelt siis selle kuulsa Raabi nii-öelda taga kiusatud andmekaitsetalituse juhina seal, et oled sina sealt nagu välja tulnud ja sa oled tegelikult olnud nagu erinevates avalikes allikates ilusti olemas ka. Et me räägime tegelikult asjast, millest Eestis räägitakse väga vähe. Kui ma räägin mingist labürindist, siis ma arvan, et ma ütlen või vähemalt nagu mainin seda sõna, mida tavakodanik selle teemaga seondub. Et meil on niivõrd tohutult palju nagu erinevaid mingeid lõngi, meil on niivõrd palju nagu erinevaid mingeid teooriaid, mis siin Eestis on, siis meile üritatakse kõik võimalikel viisidel kuidagi seda asja segaseks ja häguseks muuta. Nii et ilmselgelt on siin Eestis mingisugune huvi sellest, et sellest teemast ei räägitaks või räägitaks võimalikult vähe või siis kui räägitakse, siis räägitakse valede andmetega niimoodi, et kellegile nagu mingisugust selgus sellest teemast ei tule. Aga kui sa nüüd nagu kõige üldisemalt tutvustaksid ennast natukene, siis mismoodi sa seda teeksid? Selles mõttes, et kuidas ma ikka teen, et esimese osa oma elust ma olen kõvasti sporti teinud. Siis ühe osa ma olen siis Eesti riiki teeninud, alates siis Kornikust kuni siis Rahapesu Andmebüroo analüüsitalituse juhini. Siis nüüd, kuidas ma ütlen, et nüüd ma elan nagu selles mõttes vabakutselise elu, et tegelen õigusabi osutamisega ja teen nagu selles mõttes väikest uurimistööd. See on väike jupike, mida ma sulle täna räägin, aga kuna nagu ma olen selles mõttes, ma ei ole ju, ma ei saanud politseipensionit, et see kõik hoolitseti selle eest, et ma sinna välja jõuaks. Ehk siis ma teen väikest uurimistööd, et ma siis teen endale ühe pensionisamba, siis ma kirjutan nendest Eesti riigi kangelastest, selles mõttes, et neid kangelasi on palju ju, et mind nagu selles mõttes kurjategijaks on tahetud teha alates 2009. aastast, milles siis kuni 2013. aasta aprillini taheti siis teha mind riigiametnikuna kurjategijaks. Pärast seda taheti mind teha uuesti kurjategijaks. Ehk siis ja siis juba siis mulle kleebiti juba ka maffia silti külge ja mul õnnestus siis ka Riigikogu ees esineda just seesama rahapesuskandaali valguses. Ja seal ma nagu selles mõttes ka ütlesin selle probleemi põhjuse, keegi seda nagu avalikkuse ette tuua ei tahtnud, aga kogu selle probleemi põhjus on, mida me siin saates ka ma arvan, välja toome ühe Eesti muinasjutu või selle, aga põhipõhjus on nii kurb, kui see ei ole korruptsioon.
ehk siis ma lihtsalt ütlen oma tuttavate sõnade järgi näiteks, kes mul on nagu selles mõttes, noh, ma tean neid siiamaani, kes mul on öelnud nagu selles mõttes kuldsed sõnad, on ju, et ehk siis raha on nagu vesi. Et kui ta leiab augu, siis ta uuristab ennast sellest august läbi. Ehk siis küsimus on selles, et kes selle augu ette söödab, on ju. Ja kes need on need nõrgad lülid, on ju, kes need siis Eesti Vabariigis need augud on ju, kes siis nagu öeldakse sellesse rahapesu veskisse ennast siis sisse tõmmanud lasnud, on ju. No, põhimõtteliselt ikkagi saamahimust, noh, et ikka raha materiaalne heaolu, on ju, noh, ja ma olen nagu selles mõttes omal ajal kui ühele politsei peadirektorile korra öelnud, et kuule, et meil on nagu suur korruptsioonirisk, et kuna noh, töötaja saab tol ajal palka 1200 eurot, on ju, et aga arestib rahasid miljonites, on ju, et kuidas, noh, et äkki teeks ettepaneku, et noh, et seadust muuta, et teha rahapesu andmebüroo ise majandavaks, ehk siis selles mõttes nagu noh, praegugi pakutakse riigiametnikele suuri preemiaid hea töö eest, on ju, siis mina juba tol ajal, aasta oli 2009, pakkusin idee välja, et noh, et rahapesu andmebüroo töötajad ei ole probleem, et miljonäriks saavad, on ju, ei ole probleem, noh, töötab 4 aastat, saab miljonäriks, läheb kuskile mujale, töötab edasi, on ju, aga vähemalt on kindel, et ta ei ole, nagu öeldakse, selles rahaveskis osaline. Ehk siis mingeid ahvatlusi ei teki, ta teab, et saab oma miljonid kätte ja ta on kindlustatud. Et ta ei ahvatle seda, on ju. No siis mulle öeldi kuldsed sõnad, et kõik on politseis võrdsed. Et võrdsematest võrdsemaid ei ole. No, siis 2009, siis kui ma seda rääkisin, on ju, siis minust võrdsematest võrdsemad, on ju, otsustasid siis minu nimel altkäemaksu võtta rahapesijatelt. Aga nende õnnetuseks, need, kes andsid, need tulid minu juurde üle kontrollima, et kas sa ikka oled saanud. Ja sealt hakkas siis minu selles mõttes, nagu öeldakse, kurjategijaks tembeldamine, on ju, noh, et kuna ma nad vahele võtsin, on ju, võtsin vahele eriskummalisel moel ja noh, sealt siis hakkas see, nagu öeldakse, korrupeerunud ametnike viha, et ja sealt kohe fabritseeriti siis kriminaalasi, mida siis loomulikult ma isegi imestanud, on ju, hakkas uurima kaitsepolitsei ja noh, ja siis seda uuriti läbi erinevate asjade ja ma olin erinevates kriminaalasjades, nagu öeldakse, võtmeisik, keda siis töödeldi ja uuriti, on ju, siis ma ju Riigikogu õiguskomisjonis siis istus Raivo Aeg, istus siin mul kohe paremal käel, on ju, siis ma seal ilusti Riigikogu õiguskomisjonis tänasin teda, et nad selles mõttes aalibi mulle tekitasid, et noh, et need aastad kogu aeg on mind jälitatud ja mul tegevust uuritud, on ju. Noh, et siis selles mõttes on mul nagu selles nagu noh, ühes Venemaa kurikuulsas raamatus Akvaarium, kus siis üks siis peategelane ütleb, et mida rohkem paberit, seda puhtam perse. Ehk siis Kaupo hoolitses, et mul perse puhas oleks. Et ma selles mõttes, et ega ma ei ole vihanud, et nad mind taga ajasid, on ju, noh, et selles mõttes, et kompromiteeriti ise ennast, noh, sellega. Aga no hirmsasti taheti minust teha siis korruptant, et kuni sinnamaani mindi, isegi mu pärandvara taheti teha korruptiivseks varaks. Aga kui palju sinu juurde nagu ise on tuldud just nimelt, mitte ainult kõikvõimalike nii-öelda korruptantide poolt, et ole nüüd meheks, et lase see asi läbi, vaid ka rahapesijate poolt, et Aivar, kuule, võta aru vähe. Päris rahapesijaid nagu ei ole olnud, on mingid sellised väiksed vahelülid olnud, aga noh, need on selles mõttes kõik saanud karistada. Et ükski ei ole karistuseta pääsend, on ju. Üks pääses, aga no selles mõttes, et karistati ühte juhti selle eest, on ju, noh, et tol ajal õnneks oli kaitsepolitseid juhtis siis Jüri Pihle, et siis nad koos Harri Tuulega siis ühte, ma arvan, vennikest, no selles mõttes sai priiks, et üritas siis seal oli vist minu summa oli
suurjärgus vist $1 000 000, see oli aasta vist oli äkki 2003-2004. Et seal nagu hirmsasti töödeldi ja noh, selles mõttes, et taheti kogu aeg lahti saada, noh, et ma ei olnud nagu selles mõttes painutatav. Et noh, selles mõttes, et tol ajal mul üks kaasus oli, kus ma tegin koostööd Iisraeli vastava teenistusega, siis nagu selles mõttes nad ju valgustasid mind kohaliku turu osas. et lohutasid mind, et aga noh, vähemalt on need head koostööpartnerid, et tol ajal, et ma ütlesin, et tehke mulle indulgents, et noh, ühel hetkel, kui mulle sisse sõitma hakatakse, siis mul nagu selles mõttes on paber olemas, millega ma kaitsta saan. Et ma võin aidata, aga noh, selles mõttes, et mäng on nagu selles mõttes väga, väga suur. Noh, loomulikult nad tegid mulle indulgentsi selles mõttes, siis kui läksid mingiteks vaidlusteks, ma rõõmsasti seda kasutasin, et Iisrael tegeles millega toona? Samamoodi Venemaa rahapesu temaatika? Jah, Iisrael tegeles tol ajal siis noh, nagu me teame, et Venemaa ju, Nõukogude Liit kadus ära, tuli siis Venemaa eriteenistused selles mõttes läksid ise majandavaks, eks nad ju vaatasid, kus mida teenida on ju, siis see oli siis tol ajal, ütleme niimoodi, et Euroopas veel ei teatudki elektroonilist pangandust, siis tol ajal oli see selles mõttes Iisraelis venelaste ja ukrainlastega koostöös tehti virtuaalpank esimene, kus siis kasutati. See oli siis mis aastal? Kui ma ei eksita, oli vist kuskil 2003-2004. Ja see oli see esimene kokkupuude, kuidas selles mõttes on võimalik siis automatiseeritult ülekanded tööle panna. Ja siis nad harisid mind selles mõttes, et ma sain nagu selles mõttes aru, mis nagu pangandusel üldse toimub, mis see siseelu on. Et kui sa seda siseelu ei teagi, siis pank on ju päris suletud organisatsioon. Ehk siis need, kes seal rahaga kokku puutud, ega need oma siseelust eriti palju ei räägi. Noh, kui me praegu oleme ka avastanud, siis olid seal ju mingid kinnised osakonnad. Noh, lehtede veergudelt me isegi loeme, et olid nii kinnised, nad isegi panga sees kellegi teisega ei suhelnud, korraldasid oma pidusid ja oma vahel siis seal ainult käis see arutelu, et teised panga töötajatel pole õrna aimugi, millega nad seal tegelevad. Ja lõpuks nende tegevus siis tõigi meile see riigile pahanduse kaela, ja nende tegevus on nii efektiivne ja hea, et nendega põhimõtteliselt keegi ei tegelenud, Noh, kuigi palju mina tegelesin, aga selles mõttes, et hüdral võtad pea ära, aga siis kasvab ju 2 asemel, et mina omal ajal 2 sellist osakonna juhti tabasin ja need olid konkreetsetes kriminaalasjades, aga need kriminaalasjad ei jõudnud kuhugi ja selles mõttes, et üks juht lihtsalt põgenes koos dokumentidega Londonisse, et ei saadud teda kätte ja teine juht siis lihtsalt pesti puhtaks, et selles mõttes, et teda ei puudutud, kuigi järgmises laines Danske panga laines siis sattus ta ka kohtu alla, aga küsimus on selles, et siis oli aasta 2010, aga kohtu alla ta sattus 2017, et 7 aastat hiljem, et me siiamaani ei tea, millega see kohta siis muidugi lõpeb. Kui sa nagu paneksid vastutuse, protsendid kogu selles rahapesu skandaalis erinevatele instantsidele, me ilmselt tuleme nende juhtumite juurde ja vaatame neid juhtumeid mitte loodetavasti ainult selles intervjuus, vaid ka terves seerias erinevates intervjuudes sinuga, kui sa oled seda valmis tegema. Et vaatame neid kaasuseid loomulikult nagu nii-öelda detailselt, aga kui sa paneksid nagu vastutuse protsendi nagu erinevatele instantsidele, ütleme niimoodi, et üks on pank ja panga enda ametnikud ja panga enda nii-öelda inimesed kuni juhtkonnani välja. Siis on loomulikult need, kes raha pesevad,
siin ei olegi midagi eriti arutada, loomulikult nemad ongi need, kes nii-öelda tahavad nagu oma raha puhtaks pesta, aga tuleme siis nii-öelda pank pluss riik ja riigi uurimisasutused ja sealsed ametnikud. Kui suur on see nii-öelda teadlikkus ja samas ka vastutuse määr nendel nagu erinevatel tasanditel? No, alati on ju see mingi organisatsioon, kus see toimub, on ju. Ja on alati institutsioonid, kes on pandud seda organisatsiooni kontrollima, et see institutsioon sellega ei tegeleks, on ju. No, ja see ju sisuliselt ju baseerub usaldusel. See on põhimõtteliselt, pank on ju töötab usaldusel. Ehk siis panga eesmärk on meelitada kliente, mida rohkem kliente, seda usaldusväärsem ta on ju. Et siis, kui pangal sees hakkab midagi keema, on ju, ma ütlen oma kogemusest, et pank teeb kõik ise endast olenev, on ju, et see ei tuleks välja. See on lihtsalt juba loomuses, on ju, ehk siis kui panga usaldusväärsus hakkab kõikuma, siis sisuliselt ju kliendid ka lähevad ära, on ju. Kui vaadates panga juhtkonda, on ju, siis enamus on ju siuksed intellektuaalid, on ju, ja nõukogu liikmed näiteks on ju, et oleme ausad, et ega nad sellest rahapesust eriti palju vist midagi ei tea. Arvestades seda, kui need suured skandaalid on olnud, on ju, ja nad on suud lahti teinud, sealt ju ei tule midagi. Peale selle, et üritatakse kõik, nagu öeldakse, ära siluda, et ere näide on ju see Swedbanka juhi Ponensene ju see käitumine on ju, kus nad ju sisuliselt tolle 2018 äkki või 19 oli peaminister oli ju Jüri Ratas. Ja sisuliselt lõid jalaga ju Jüri Ratase ukse lahti ja tegid talle selgeks, et pangas raha ei pesta ju. Ja siis tegid pärast seda pressikonverentsi. Meil ei pesta raha. Ja siis tuli skandaal, on ju. Ja siis hakkas meil ju välja kooruma, on ju, et selles mõttes, et mina nagu selles mõttes, et tol ajal juba ma ei puutu asjasse, vaatasin kõrvalt, on ju, siis mul nagu endise rahapesu analüüsi talituse juhina mul tekkis nagu küsimus, et aga peaministri juurde lähevad need, kes on juba tegelikus sisuliselt meie kõik julgeolekuasutused teavad juba, mis seal toimub. Või ei teadnud. Ma sellest nagu ei saanud arugi, on ju. Et mul nagu tuttavad küsisid, et mis teil nagu toimub, sõbrad, on ju, et kuidas see võimalik saab olla, et kohe käib pauk, on ju, ja need inimesed pääsid peaministri jutule. Peaministri uks oleks pidanud sulguma, nende nina ees on ju öelda, et teil on probleem, me teiega ei vestle sellel teemal, on ju. Aga meil peaminister võttis nad vastu, noogutas kaasa ja kohe 2 päeva hiljem Riia bussijaama terminalis hoiulaekast tuli välja pakk dokumenti, mis puudutas siis Swedbanka. Ega see ka kõik ei ole ju juhuslik, on ju, selles mõttes, et jääb siuke mulje, nagu meil vastutavad asutused on, kes isegi peaks nagu riigi mainest oluliselt hea seisma, ei suutnud siis peaministrit informeerida, et stopp, Jüri, ära kiirusta. See oli veel see EKREIKE valitsus või oli see enne seda? Ta oli vist EKREIKE juba vist. Aha. Ja siis meil tuli uudis, et Kitt oleks saanud ääre pealt Eesti Panga presidendiks ju. et mul nagu tuttavad kratsid kukad, küsis sõbrad, et teil on vist seal väga midagi käest ära on ju. Ja ma sain ise ka tunda selles mõttes, et midagi on käest ära on ju. Ma ju Riigikogu õiguskomisjonis pidasin oma kõne ära on ju, seal selgitasin, et kui sõbrad, siin on ainult probleem ju korruptsioonis on ju, mitte milleski muus on ju. Ja ime on ju siis ju tolleaegne kapo peadirektor Arnold Siilisalu kutsus kõikide meediate peatoimetajad enda juurde ja selgitas neile, milline kuritegelik isiksus ma olen, on ju.
kõigile, selles mõttes kõigile. Ja see on dokumentaalselt tõendatud, et siuke sündmus toimus. Ja mul nagu, no selles mõttes nagu, ma nagu imestasin, et huvitav, et noh, et selline käik nagu selles mõttes panga esindajate peaministri juurde on ju peaministri lolliks tegemine, et see nagu kapole korda ei läinud. Minu esinemine, see läks väga korda niimoodi, et kutsuti kõik kokku, et ma valetan, on ju, et mind ei maksa uskuda, et kes tahab minuga intervjuu võtta, muga võetigi üks intervjuu. Ja siis ma küsisin, et kas nagu ei usu mind ajakirjanikul, et ma ikka ei usu jah, et selles mõttes, et aga noh, siis sel hetkel ma ei teadnud, et see selline, nagu öeldakse, briefing toimus, on ju, et kus siis kõikidele peatoimetajatele siis loeti sõnad peale minu suhtes, on ju, aga noh, muidugi müts maha sellest, et siuke briefing tehti, et ma nii ohtlik inimene olen, et lausa kaitsepolitsei juht muretses selle pärast. Ja kas me võime siis ütelda seda, et põhimõtteliselt Kapo üritas Ratase valitsust kukutada juba enne, kui see suurepärane kaporatuuri riigipööre seal toimus. Et teha põhimõtteliselt mingisugune selline käik nii-öelda pangajuhtidega peaministri juurde ja siis 2 päeva hiljem Riia bussijaamas dokumendid üles leida. No, ma ei tea selles mõttes, mis nende majades toimub, on ju, aga noh, fakt on see, et, et kui tõesti need riigi julgeolekuasutused on ju, millele riik nagu raha kühveldab, et need ei teadnud seda ette, on ju, siis mul nagu tekitab küsimusi, on ju, et noh, selles mõttes, et mis ülejäänud asjadega siis võimelised on, kui nagu nad ei suuda pangandussektorit kontrollida. Ma toon sulle lihtsa näite, on ju. Meie finantssektoriga on hõivatud, no ütleme, mis me ütleme, on ju, ütleme, et 100% riigiametnikest on hõivatud pankadega, no selles mõttes seotud pankadega, kas läbi kodulaenu või mingite muude laenude, mis iganes, on ju. Kaasa arvatud ju kaitsepolitsei töötajad, kaasa arvatud teabeameti töötajad, kaasa arvatud keskkriminaalpolitsei töötajad, kaasa arvatud rahapesu andmebüroo töötajad, kõik käivad, kõigil on kodulaenud, kõigil on muud krediitkaardid, mis iganes, on ju. Ja arvestades seda, et nad ei tea, mis pankades toimub, on ju. No, me oletame, et nad ei teadnud näiteks, on ju. Siis minu küsimus tekib selles mõttes, et ja kui meie selles mõttes pankades on mingid osakonnad, on ju, mis osutavad siis selles mõttes, kas venelased siin raha ei pesnud, on ju, meie omad osutasid teenust. See ei ole võimalik ju, et arvestades julgeolekuasutusi, neid kõiki on ju, no see ei ole ju võimalik, et meie omad selles mõttes ju rahavoogusid kõike nagu selles mõttes ise opereerisid, ise tegid, see ei ole võimalik. No. Eks meelitasid Venemaa pankadest ja igalt poolt suuri rahasummasid välja. No, see ka ei ole võimalik, selles mõttes, et nagu meil ühe kuulsa poliitiku poeg, kes ka pangast ütles, teises kaasuses ütles, et tuleb vajalikud inimesed kokku viia. ja meil on täpselt sama, et meil on teatud hulk vajalik inimesi, on ju. Eriti need inimesed on, kuidas ma ütlen, need, kes on nagu nende rahapesu asjadega seotud, on ju. No, põhimõtteliselt need on kunagi töötanud kõik Venemaal. Kas siis Swedbanka filiaalis, Danske filiaalis, või selles mõttes nad on Venemaaga kokkupuute olnud, on ju. Aga nüüd, kui vaadata Venemaa rahapesu tõkestamise süsteemi ülesehitust, on ju, siis Venemaal rahapesu ja terrorismi rahastamise võitluses mängib olulist rolli FSB. Ja FSB on lausa üksus loodud, on üksus K, mis koordineerib pankade tegevust. Ehk siis sellest üksusest on määratud, nagu öeldakse, kuidas ma ütlen, meie lihtsalt mõttes sideisikud, kes töötadki panga juures, on ju, kellele siis pangad annavad aru,
kellega, mis tehinguid nad teevad. Ilma nendeta ei toimu mitte midagi. Eks need teavad kõike. Kõik on kontrolli all. Ja kui sa tahad nagu selles mõttes raha teenida, sa pead selle inimesega kokku leppima, ehk siis selle FSB-šnikuga. Et sa saad mingeid hämaraid asju teha. No näiteks kotitäis raha pangast läbi lasta või ma ei tea, mis iganes on ju. No, et mingid ülekanded on ju, kõik summad üle 1 miljoni Vene rubla, kõik olid kontrolli all. Ehk siis selliseid mahus tehinguid ilma FSB teadmata, no ei saanud kuidagi teha. No seda mulle nad selles mõttes Venemaa kolleegid on ise rääkinud seda, et see ei ole eluliselt usutav. No, sama moodi ei ole eluliselt usutav see, et ma ei tea, Swedbankis või omaaegses Sampos või Nordea pangas käis läbi kümneid ja kümneid miljardeid ja panga juhtkond ei ole sellest asjast teadlik. No selles mõttes, et vaata, küsimus on selles, et millises ulatuses sind teavitatakse, ega siis meil on teatud, kuidas ma ütlen, et teatud isikud on tööle võetud pankadesse juhtivatele kohta selleks, et mina nimetan seda, vabandage väljenduse eest, on ju, nagu öeldakse, sitakärbest eemale ajamiseks. Ehk siis, et tal on positsioon, ehk siis ta võib kuskil kellegi läbi tuttavad öelda, et ei tegele selle asjaga lihtsalt ei tegele, on ju, et ongi filter vahel, on ju, ja ei lasta, on ju, selles mõttes, ega ta ei pruugigi teada, ta lihtsalt on seal ja ei olegi võimalik selles mõttes midagi teha, et või siis samas näiteks, et meil on ju erinevad pankades rahapesu tõkestamise osakonnad, mõned on mehitatud politseinikega, endiste politseinikega. Mõned on selles mõttes mehitatud ka selles mõttes mingid, selles mõttes, et enamus protsent on ju, olidki selles mõttes olulistes pankas, olidki endised politseinikud, kus need skandaalid toimusid, on ju, et see on ka niisugune märgiline. Et kui selles mõttes, kui need ei saanud aru, mis toimub, on ju, võib-olla nad ka võib-olla ei lastud kuhugi ligi või aga see on selles mõttes rahapesu tõkestamise sildi all, rahapesu tõkestamise osakond minu teada sai kõigile asjadele ligi. Nii palju, kui mulle on räägitud selles mõttes, et ei olnud probleemi. Nemad tegid taustauuringuid klientide osas. Seda mulle kõrged juhid rääkinud, selles mõttes pankade juhid. Et ega me enne ei otsustanud ju kliendi suhet, kui meile tehti ju taustauuring selgeks. Et taust, et siis me ju otsustasime, et selles mõttes viimane sõna jäi rahapesu tõkestamise osakonna juhtidele. Et võtta klient või mitte, on ju, et selles mõttes, et need kliendi suhted ei olnud ju sugugi juhuslikud, et kui me juba ei tea, mis ajast panka lähme selles mõttes, et ju küsitakse mitmeid asju, mis kas oled PEP või ei ole see poliitiline persoon, on ju, või 3., 4. on ju, ja selles mõttes internet oli juba olemas, on ju, võtta ja guugelda. Et selles mõttes, et see ei ole ju probleem, et teada saada, kes su klient on ju, et pigem me siin pärast ma näitan selles mõttes, kuidas neid teateid saadetakse pankadest, on ju, siis sisuliselt, ega me oleme ausad, et ega seal oli ju filter vahel, on ju, selles mõttes, et kes seda filtrit mängis, on ju, et ega siis seaduse järgi ju, kui arvestades kõiki neid direktiive, nõudeid, on ju, mitte kuidagi ei saa olla, et Raabile esitatakse aastas 14 000 teadet. Et need teated ikkagi peaks olema sadades tuhandetes. Aga see on ka statistiline selles mõttes näitaja, on ju, et see on ka nõukogude ajal, igal pool, igal ajal statistika oli see, millega sai mängida, on ju, et selles mõttes, et ja just teadete indikaatorid, on ju, mis me nendest teadetes me ju tõsist rahapesu ei näe ju. Nendes indikaatorites, mis Raab oma aastaaruannetes näitab. Et selleks, et need juhtumid nagu selles mõttes, mis mina olen teinud ja on vihale ajanud, need juhtumid on ju olnud teistsugused, need ei ole selles mõttes, et neid ei ole võimalik olnud pangal kontrollida, näiteks kus need panga osakondade juhid vahele jäid, on ju.
ja see, et näiteks et FI sellisel viisil neid kontrollida ei saa, Finantsinspektsioon sai päris lihtsalt neid kontrollida. Sa lähed ju kohale, nõuad dokumendid välja, sul on isegi võimalik ju arvutile ligi saada ja vaadata, kes mis ülekandeid tegi, kes mis tehingutest vastutab, on ju, ega siis pankades on ju selles mõttes on ju raamatupidamine korras, et igal kopikal on number küljes, on ju, mis siis, et ta rahaline vääring on ju, tal on ka ju raamatupidamislik number, et see niimoodi ei ole, et ma viin panka raha ja raha kaob ära, on ju, et ma ei teagi, kus mu raha järgmine päev on ju, ei, et rahadel on number küljes ja raha päritolu tuvastamine ja kõik muu asi on ju suht lihtne, kui sa tead seda panga siselu ja seda, nagu öeldakse, seda mis asjad käivad, on ju, ja oleneb sellest, mis finantssüsteemis see toimetas, kas on siis dollar, euro või mingi muu valuuta, on ju, et ja seal on ka jällegi oma reeglid, on ju, et see, et öelda, et ei ole võimalik nagu selles mõttes, ei ole võimalik tuvastada ja keegi mingit koostööd ei tee, siis ma ütlen ausalt, et mina ei ole selles mõttes ühtegi takistust kuskil näinud, on ju, takistus on ainult meil siin koha peal olnud. Et muid takistusi ei ole olnud selles mõttes, et mina ei ole neid inimesi näinud, kes koostööd ei tee. Aga teeme saate keskel ühe asja, mis samamoodi nagu rahapesust rääkides jääb võib-olla natukene hämaraks, et oleks kõikidele vaatajatele selge samamoodi, et kui me räägime rahapesust, siis kuidas me määratleme üldse seda terminit, mida tähendab rahapesu? Kõige lihtsamalt, et see rahapesu selles mõttes, et on kuritegelikud päritolu rahade peab olema mingist kuriteost saadud ja siis selle rahaga tehakse tehinguid, varjamaks siis selle raha hilisemat seost selle kuriteoga. Küsimus on selles mõttes see, et finantssüsteemis selline varjamistegevus on ju, toimub see segamine. Mida rohkem segad on ju, seda keerumiseks läheb. Aga samas numbrite jada on ikka sama. Ehk siis mööda neid numbrijadasid on võimalik ikka jõuda õigesse kohta tagasi, aga see on panga tahe. Selleks peab uurimisorgan survestama ja nõudma pangalt neid andmeid. On ju. Kui nad ei tea neid andmeid küsida, on ju, või nad ei taha küsida, või mis iganes on ju selles mõttes, et muidugi nad ei tea, nad ütlevad, et me ei tea, venelased ei oska öelda või ükskõik kes teine ei oska öelda. On ju. Pahatihti on see, et vastus peitub ju siin Eestis koha peal, on ju. Kõik need suuremad kaasused, mis siin on olnud, on ju, on tegelikult ju see raha päritolu teadja on siin kohalik. Siin samas pangas istunud, neid tehinguid teinud. Seda inimest pole kunagi üheski menetluses ei küsitletud, ei üle kuulatud. Mitte midagi ei ole taga tehtud. Ise naernud on ju, ma olen isegi vestelnud. Selles mõttes, et tunnistan, et ega neid ei ole ju kunagi keegi väljagi kutsunud. On. Jah, me oleme võtmeisikud olnud nendes asjades. Mitte kunagi ei ole meid välja kutsutud. Et nii on. Ja mina olen kogu aeg öelnud, et ega mina ei ole ju uurimisorgan. Ma olen ju nendele, kes kõik vastaspooles istuvad, on ju, et mina lähtun ainult sellest, kui ma analüüsitalituse juhtisin, siis mina ju suhtlesin inimestega, ma ütlesin, kui mu tegevus ei meeldi teile näiteks, et meil on kõige humaansem kohus, on halduskohus, kõige humaansem kohus. Sisuliselt peab läbi vaatama. Et kui ma olen midagi valesti teinud, siis halduskohus ju need rikkumistele reageerib, on ju, et ühistab need haldusaktid, ütleb, ma olen valesti teinud või midagi sellist, on ju, siis ma olen neid ikkagi utsitanud kohtuvaidlusteks, on ju. Utsitanud, on ju, ma utsitasin neid teadlikult. Selles mõttes, et esiteks see kohtuvaidlus toob jälle mulle alibi, on ju. Ja läbi selle kohtuvaidluse, on ju, näiteks kui ma olen teinud selles mõttes niimoodi, et ma olen sinna ka asju sisse pannud, et hiljem ennast kaitsta. Et kui mingi selles mõttes mingi korrupeerunud ametnike rünnak tuleb, on ju, siis mul on materjal tallel kohtumajas. Et nad võtavad ju selles mõttes, et umbes nii, et sinust nagu lavastega, sa ju ei kontrolli ju, ega mina menetlust ju kontrolli, mis kriminaalasjas parasjagu toimub, on ju.
meil on jah, me arestisime raha ära, tagasime selle kriminaalmenetluse jaoks, on ju, aga seda, mis seal edasi toimub, see ei ole ju see ei olnud enam minu nagu öeldakse, võimuses kontrollida ei prokuratuuri, ei uurimisorganeid, on ju. Aga pahatihti näiteks, pahatihti juhtus niimoodi, et halduskohtus, on ju, kus nad siis kaebasid, on ju, need advokaadid avaldasid rohkem andmeid, selles mõttes nad pididki avaldama, on ju. Mida prokuratuur hiljem kriminaalmenetlus pole isegi kontrollinud mitte kunagi, nad pole isegi nendele isikutele isegi küsimusi esitanud, on ju. Ja isegi pahatihti on asjad nii kaugele näinud näiteks, et kui on kriminaalmenetlus toimunud, siis sisuliselt kriminaalmenetluses näiteks rahapesusse on olnud kaasatud 4 panka. Siis kriminaalmenetluses on uuritud ainult 1 panka. Kas sellised vead on tehtud teadlikult või hoolimatusest? No arvestades minu kogemust on ju, kuidas mind uuriti. Näiteks. Siis minul kõik selgitati välja, kõik, selles mõttes alates 2009. aastast kõik kinnistud, pangakontod, kõik küsiti välja. Selles mõttes ei jäetud pilpa pealegi, kõik tõmmati, nagu öeldakse, lagedale, kõik luubi all vaadati läbi, selles mõttes ja selles ma imestangi, selles mõttes, et kuidas siis niimoodi, et menetlustaktika on üks, õpetatakse ju Sisekaitseakadeemias ju kõigil ühte menetlustaktikat on ju. Ehk siis, et kuidas siis nende puhul see menetlustaktika on kuidagi teistmoodi olnud, et kuidagi imelik on. Et kui mul nagu halduskohtus on ju, vaieldakse minu haldusakte on ju, kus ma olen siis selles mõttes arestinud mingid kontod on ju, ja siis kriminaalmenetluses näiteks, kui on lõpetamise määrus, siis mul on näidatud neid määruseid on ju, samad selles mõttes need isikud on selles mõttes ju toonud kohtus meie vaidlused veel kestsid edasi, kas see kriminaalmenetlus ja haldusmenetlus on 2 eri asja, on ju. Ja haldusmenetluses on ju tõendamiskoormus, on ju, siis nad on öelnud, aga meil olid kontod 4 pangas näiteks. Kriminaalmenetlus vaatad, ainult 1 panka on uuritud, on ju, ülejäänud on ju, ja siis nad ütlevad, me ei tea, kust raha päritab, äkki pärineski sellest 3., 4. pangast, siin samast Eestist on ju, et milles nagu küsimus on ju, aga see näitabki seda, et kuidas see nagu soov on, selles mõttes, et ega omal ajal ju, ega ma tundsin ju Rehet ka ju, ega see Rehe oli selles mõttes ju riigiametnik, kui ta oli Maksu- Tolliameti juht, ma ka tundsin teda. Rehe, kes? Aivar Rehe. Ja siis ta oli hiljem oli ka siis pangajuht, on ju, Danske pangajuht, on ju. Ega siis oleme ausad, ega Rehe ka ei omanud, ma arvan, seda, mida seal tegelikult toimus, on ju. Ma üsko, et oli mingi diskussioon Rehe, kes ma ütlesin Rehele, et vaata, et sul on nagu elu hea, on ju. Sul on kõik nagu ukse taga järjekorras, on ju, kõik tahavad raha su käest saada, on ju. Ma ütlesin, minu ukse taga järjekorda ei ole, on ju, mina olen paha, on ju, ma tahan kõigilt ära võtta, on ju, pahadelt, on ju. Aga sul on kõik ukse taga järjekorras, on ju, ja ka riigiametnikud ja kõik, on ju, sul on ju lihtne ju öelda, et laenu ei anna, on ju, kriminaalsid võib ära lõpetada, on ju, ala. Nagu mulle öeldi ju. Ma meelega ju mõtlesin, et siis kui see suur see sajandi maffia kaasus oli, siis ma läksin ka meelega. Ma tahtsin teada, et kas pank tegeleb minuga, persooniga, on ju. Läksin meelega, küsin laenu, on ju. Pank ütleb, ma ei anna laenu. Mis siis probleem on? Ise teate. Mida ma tean, on ju. Mina küll ei tea midagi. Selgitage, millest küsimus on? Ise teate, on ju. Ja siis selle järgi ma sain aru, et panga rahapesu tõkestamise osakond on kõvasti vaeva näinud, et minuga on ju. Ja siis, mis oligi kõige naljakam, on ju, kogu selle minu kaasuse juures oligi see, et alustati ju seda kaasust ju suure ajaga rahapesu paragrahviga ju. Ja seal oli juba, sisuliselt oli kirjas, et kõik on juba tõendatud, rahapesu on tõendatud, ainult natukene on puudu. Et kõik ongi selles mõttes rahapesu ja kõik, et see infovahetus ju pankades igale poole näed, et sa oled nagu rahapesi on ju, et kõik pangad reageeriksid selles mõttes. Ma meelega... Eks siin süüdistati põhimõtteliselt rahapesule kaasa aitamises? Ei, kahtlustati algu selles mõttes ja siis nagu ma olen materjaliga tutvunud selles mõttes, et need on nagu huumor selles mõttes, Ja siis ma juba teadsin, et nad tegelevad nii aktiivselt, siis ma lõpuks kirjutasin
kapo komisjoni Riigikogusse enne siis seda suurt aktsiooni, kirjutasin ühe memo, saatsin sinna. Tõenäoliselt see memo läks siis kapo komisjonist Riigiprokuratuuri, sellepärast samal päeval riigi peaprokurörina siis Lavly Perling jooksis samal päeval siis kohtusse pikendama jälitustoimingute lubasid. Ja siis seal on siis selles jälitustoimingute lubade pikendamises naljanumber, et kus ta siis kirjutab, et ta ei saa aru, on ju, et mis me seal teeme, on ju, kriminaaltulu ei teeni, midagi ei tee, on ju, et vajaks veel uurimist. Et mis me seal ikkagi lõpuks teeme, on ju, aga selles mõttes, et riigiprokurör on ju viimane lüli, enne seda on juba põhimõtteliselt ju alates 2016. aastast 2 aastat on juba sisuliselt kuulatud, kõiki telefone, minul olid ju lastetelefonid ka olid minu nimel, on ju, lastetelefone kuulati pealt, on ju, ma ei saa aru, mis nad lastest muidugi saada tahtsid. Aga lapsi kuulati selles mõttes, et ka kuna minu nimel olid numbrid, arvati, et nii ohtlik kurjategi, et äkki ma räägin laste telefonidega, et selline, aga põhjalik, väga põhjalik meelsus. Ja kui nüüd võtta kõrvalt need kaasused, mis me siis täna arutame, on ju, mingit põhjalikust ju ei ole ju, selles mõttes naljanumber, et teades selles mõttes seda siselu pankades, mis on toimunud, on ju, selle aja jooksul oli ju kõik juba ära puhastatud, seal ei ole mitte midagi enam ju. Minu kaasused, kus ma nagu need vahele võtsin, need osakonna juhid, siis need ju põgenesid koos dokumentidega, mitte midagi ei jäänud järgi, on ju, pangas ei olnud ühtegi dokumenti. Aga kuidas see võimalik saab olla, on ju. Mis aastatel sa Raabis olid? Kui ma enda algusaastaga ei eksi 2000 kuni 2013, sisuliselt kogu see kõige kuumem periood niimoodi. Kõige kuumem periood, jah, ja kõige kuumemad asjad. Et selles mõttes, et ma nagu seda siseelu, tean, on ju, et selles mõttes, et kui selles mõttes, kuidas ma ütlen, et politseiniku sind õpetatakse erinevalt, on ju, et esimese Eesti Vabariigi ajal olid kõige tegijamad olid ju tegelikult konstaablid. Ütleme nii, et konstaabel oli siuke vend, kes pidi teadma oma piirkonnas kõiki ja kõike. Ja mind ka koolitati selles mõttes, selles mõttes, ega konstaabel oma piirkonnas pead teadma kõike ja veel rohkem, on ju. Et tööd lihtsam oleks teha. Sama põhimõtte ma võtsin kaasa siis selles mõttes ka Rahapesu Andmebüroosse. Põhimõtteliselt, kui ma olin selle valdkonna eest nagu vastutav, on ju, siis ma pidin teadma ju, mis seal toimub, on ju. See, mida mulle nagu selles mõttes ette söödeti, ehk siis seda, mida pangad teatedi saates, on ju, sulle edastavad, on ju, nagu kulgena. Kas sa tõesti ma mõtlesin kogu aeg, et kas te tõesti arvate, et see nii ongi selles mõttes, et te söödate mingid infot, on ju, mis tegelikult on tühi. Selles mõttes sealt ei ole midagi leida, sealt ei ole midagi, aga meil olid ju mõõdikud. Selles mõttes, et sa pidid ju tulemusi näitama, et meil oli ju välja mõeldud mõõdikud, ehk siis kui sa nagu raha oli ka siis selles mõttes ju ka sul iga aasta ju oli arenguvestlus, kus siis nõuti, et näed, et sul peab olema nii palju tulemusi, on ju, aga siis ega minu eesmärk ei olnud ju pastakas neid kuskilt välja imeda, on ju, et selles mõttes, et minul oli kogu aeg see põhimõte, et ma ei tegele prahikalaga. Prahikala, nagu öeldakse, kaob ise ära, kui nagu öeldakse, tegijad nagu turult ära kaovad, siis pole ju prahikala ka ju. Ja minu orienteeritus oli kogu aeg, et selles mõttes, et et ikka oleks head vastased, mitte see nagu nõrkadega tegeleda, on ju, et hea vastane on ikka selles mõttes, ega nad on ju mind hiljem ka näinud selles mõttes, et teretavad ja ei ole häda midagi selles mõttes, et mina ei ole nende rahakotti roninud, selles mõttes ma ei ole sealt anda meid küsinud, on ju. Mina olen oma tööd teinud ja nad on sellega teadlikud leplikud selles mõttes, et ega mul oligi loll kuulsus, on ju, et minu juurde pole mõtet pakkuma tulla, on ju.
et noh, selles mõttes, et see ei ole niisama tühja koha pealt välja mõeldud, et see on ju ka kaitsepolitsei poolt ära kinnitatud pikaajalise menetlusega ja veel järgmistes menetlustes, noh, selles mõttes, et kõik teadsid, et minu juurde pole mõtet rahaga küsimusi lahendama tulla, et noh, selles mõttes, et see lõpeb lihtsalt halvasti. Me rääkisime siin pankade vastutusest ja üritasime seda kaardistada, et seal on siis kokkuvõtlikult sinu juttu kuulates võib öelda seda, et seal on nagu nii-öelda oma inimesed ees, kes põhimõtteliselt siis oma neid võimalikke kärbseid igalt poolt minema ajavad ja moodustavad sellise ringi siis rahapesu sellise tehingute ümber, niimoodi, et keegi ei saagi sellest eriti teada, eks ju. No aga see on juba, selles mõttes, et see on juba panga loomuses, ehk siis sisuliselt ju, me oleme ausad, pangad ju kontrollivad meie majandust. Noh, ja sealt edasi võid juba loominguliselt mõelda, noh, et ja seesama see rehega jutuajamine, et ukse taga on järjekord, ju. Kõik tahavad raha saada. No, nii ongi, noh, selles mõttes, et sul peavad olema, kuidas ma ütlen, et veenvad argumendid. Noh, selles mõttes, et kui sa nagu selles mõttes tipptegijaid püüdma lähed, no siis ei ole mõtet ju kirvega kurge püüda, Sul peavad ikka olema head argumendid, millega sa siis ütledki, näed, sõbrad, fakt on see, lugu on selline, noh, võtke või jätke, noh, selles mõttes, et oletustega ei ole ju mõtet ju kellegi juurde minna, noh. Ja nii ongi, no selles mõttes, et politseis ju personali küsimust on nii lihtne lahendada ju. Ehk siis, kui sa nagu kellelegi ei meeldi, noh, siis noh, on ju lihtne, sul on selles mõttes tippametnikedel on ju riigisaladuse luba, Noh, et minul oli näiteks 2013 mais pidi olema pikendamine. Noh, aprillis siis tehti see action, Noh, aga ma juba teadsin juba, et mu riigisaladuse luba tegelikult ei pikendata ju. Ma juba olin sellest ette teada juba. Kuidas selle ette teada? Teatud sündmused, teatud tähelepanekud, noh, et samamoodi meil käib praegu vaidlus, et kas RAB-i infosüsteem on usaldusväärne. Noh, ma võin 99% tõenäosusega väita, et RAB-i süsteem siis ei olnud usaldusväärne, kuna olid juba juhe taha lükatud. Noh, kui ma nagu ülemuse juurde läksin, küsisin, et võtke... Juhe taha lükatud kelle poolt? Selles, kus mina tean, et mina ei vastutanud RAB-i infosüsteemist, vastutas RAB-i juht. Mina läksin RAB-i juhi juurde, ütlesin, kuule, et palun küsi logid välja, et miks mu kaustad erinevates järjekordades on. Noh, et millest see probleem on, et kellel on ligipääs? Noh, läksin RAB-i juht vaatab mulle rumala näoga otsa, ütleb, et meie süsteem ei logita, mis ajast. Noh, ja ongi lekke ju, selles mõttes, ega me ju ei tea ju, kes selles süsteemis oli, kes see kopeeris, Ma lihtsalt hiljem, kui ma juba siis teenistused lahkunud, siis mulle lihtsalt öeldi, et üks põhjus on ju, et miks mind teenistuses siis nagu öeldakse kõrvale lükati, oli see, et ma andsin teistele isikutele ligipääsu RAB-i infosüsteemile. Ma isegi paroole ei andnud, selles mõttes selleks oli teine inimene, aga siuke jutt lasti lahti. Aga tõepoolest me rääksime nagu panganduse võimalikust vastutusest, ja siis rääksime oletuste tegemisest, aga üks inimene, kes nagu sellise väga tõsise oletuse tegi siin RAB-i ja teiste osas nii-öelda kogu selle rahapesu tõkestamise ametkonna osas, sina said 2013 lahti sealt, aga 2018. aastal Tšehhi päritolu Euroopa Komisjoni justiitsvolinik ütles Ärilehele Evera Jourova, rääkis Ärilehele sellest, et Danske panga, Finantsinspektsiooni ja rahapesu andmebüroo ahelas pidi keegi tegema vea. See on selline huvitav lause, mis ilmselt tähendab seda, et see viga ei olnud sugugi mitte selline tahtmatu, vaid see viga oli ikkagi täitsa teadlik ja tahtlik. No aga selles mõttes, et seda viga on ju selles mõttes lihtne kontrollida ju.
ehk siis meil on ju, kuidas see viga võis tekkida või mis selles probleem on ju, meil on ju kõik on ju aruandvad isikud, on ju, noh, et Finantsinspektsioon annab aru Riigikogu ees, Raab annab oma aastaraamatuid välja, et meil on ju lihtne kontrollida, mis, kus siis, mida kirjas on ju, et ega me ei pea ju midagi ise välja mõtlema ju, me eeldame ju, et ametnikud on ausad, on ju. Noh, nad räägivadki tõtt, on ju. No, mina Eesti Vabariigis ei eelda seda enam ammu, aga noh, ütleme niimoodi, et ja, aga me ju, for the sake of the argument, eeldame, et nad on ausad. Me siin täna istumegi kontrollida nende ausust, on ju, et kas nad on ise endast selle aususega, nagu öeldakse, sisse kaevanud, on ju, või välja kaevanud, on ju, ennast sellest august, on ju. Noh, et selles mõttes me siin oleme, eks me siis nagu diskuteerime sellel teemal, on ju, noh, näed, et sa oled siin lahti võtnud ühe aruande, on ju, et see on siis Raabi aruanne 2014. aasta kohta. See on, vaatame korra, aastaraamat 2018. Ja jutt käib 2014. kohta, no vaatame, mis seal siis kirjas on. Et kommenteerime siis. Kohe ma leian selle koha ülesse. Nii, no siin siis räägib meile ei keegi muu kui Aivar Paul, Raabi juht 2013. aastast 2016. aastani. Täpselt mahub ilusti sinna kuuma hetke. Noh, me siin vaatame siis. Noh, näed, siin on ilusti välja toodud ju positiivse koostöö näitena, toob siis endine Raabi juht välja aktiivne infovahetus Finantsinspektsiooniga, mille tulemusena siis valmis 2014 aasta Finantsinspektsiooni akt panga suhtes, mis on suurim rahapeduskandaali keskmes Eestis. No, me arvame siin, et tõenäoliselt jutt käib Danske pangast. No, ega 2014 ju... No seda saame me kohe ära kontrollida, et ega meil ei ole ju probleemi kontrollida seda, et kellest tegelikult ka jutt käib siin. On ju. No, ja siis, kuna Raabi peamine ülesanne on olla filter eelkõige erasektorist tulenevate rahapesu kahtlustega teadete analüüsi ja uurimiseks saatmisega, siis on Raabi info selle kohta piiratud just sellega, mida talle saadetakse. No jah, nii ongi Raab tegelebki rahapesu kahtluse põhiselt, on ju, noh, et see ongi tema peaülesanne, et kõiki neid kahtlusi kontrollida, kui kahtlus leiab kinnitust või on veenev kahtlus, siis nad peavad saatma välja siis kuriteoteate prokuratuuri ja prokuratuur peab edasi siis välja selgitama, oli see rahapesu, on see rahapesu või ei ole rahapesu, ega see ei ole Raabi ülesanne välja selgitada, kas see on rahapesu või ei ole, on ju. Raab töötab kahtluse põhiselt. Noh, ja siin on ilusti kirjas ju selle kaasuse lahti arutamine vaikselt Moldovast, Ukrainast, teistest riikidest, tilkuvatest üksikpäringutest. No siin ongi näha, et meie rahapesu andmebüroole on siis Moldovast, Ukrainast ja teistest riikidest laekunud info võimaliku siis rahapesu kohta siis meie pankades. Ja, no aga siis selles mõttes, et võtame lahti siis järgmise asja. Näete, siin on siis lõviosa rahast siis maandus Moldovast. Noh, me näeme siit 2018 oli siis Moldova ka ära mainitud. Nii nagu ka Raabi aastaraamatus me mainiti ilusti Moldova ära. Jah. Noh, et siin me näeme selles mõttes, et Raabil oli info olemas, selles mõttes ka pankade kohta, kuna selles mõttes, et ega ju päring ei tule ju kellegi eraisiku kohta või tavaliselt on Raabi puhul ju päringud puudutavad ikkagi pangatehinguid, mitte ju midagi muud. Noh, siis järelikult neil oli siis 2014 juba teada selles mõttes, et toimub rahapesu Danskes on ju. Noh, ja arvatavasti see artikkel on ka, puudutab Dansket, kui me allapoole kerime. Räägid 1,6 miljardist eurost ja otseselt panka praegu vist, mainiti loomulikult. Seda enam, et raha kanti offshore firmadelt offshore firmadele, mille omanikest ja nende kavatsusest polnud vähemasti Danske panga Eesti filiaalil ülemäära head ülevaadet, väidab see artikkel. No siin nüüd Raabi 2018 aastaraamatus esitatud infost ja nüüd sellest ajalehe artiklis olevast infost me ju saame üheselt aru, et
2014 nii Raabil kui Finantsinspektsioonil oli olemas info, et Danske pangas toimub rahapesu kahtlusega tehingud. Et iseenesest rahapesu kui sellist, selle saab prokuratuur kinnitada, ümber lükata. Nüüd on küsimus selles mõttes, et 2014 prokuratuuri esitati kuriteoteade või esitatud, siis antud juhul siis avalikest allikatest me seda ei tea. Nüüd sa võtsid lahti ühe uue asja, mis tegelikult on Raabi aastaraamat 2014. No vot, see omakorda kinnitab veel raudsemalt, et Raab oli asjast teadlik. Et kui me nüüd selle asja juurde tagasi kerime, kus see info on, siis tõepoolest loeme, et 2014. aastal sagenes oluliselt infovahetus Moldova rahapesu andmebürooga. Arvestatav hulk päringutest oli seotud enam kui 20 miljardilt USA dollarit hõlmama ja aastaid kestnud rahapesu skeemiga. Vene Föderatsioonis elavad isikud kandsid Moldova kohtunike poolt altkäemaksu eest vastu võetud otsuste alusel suuri summasid näilike tehingute eest esmalt ühte Moldovas asuvasse panka, kust rahad liiklusid järgmistele isikutele peamiselt ühes Lätis asuvas pangas avatud kontodele. Siin me praegu saime teada, et 2014 rahapesu andmebüroo teadis võimalikust 20 miljardilisest rahapesust Danskes. 2014 ajalehtedes ma ei ole midagi kuulnud, et mingi menetlus oleks alustatud või midagi täitsa null. Mitte mingeid kuriteoteateid. No nad oleks ju kohe öelnud ju meile ju esimese võimalusega, nad oleks presenteerinud meile ju. Prokuratuur oleks ju esimese võimalused presenteerinud meile, et me juba 2014 alustasime kriminaalasja, me uurime. Aga meil selline info ju puudub selles mõttes, et sellist infot ei ole ju keegi avaldanud. Kui ma ei eksi, siis esimest korda siis nad alustasid menetlust vist, kui Bill Browder neid survestas 2017, kui ma nüüd ei eksi, aga seda saame me ka ühel hetkel nüüd ära kontrollida selles mõttes, aga antud info pinnalt on ju ilmselge, et kumb, kas siis rahapesu andmebüroo või Finantsinspektsioon oleks pidanud ju saatma kuriteoteate. Selles mõttes, et siin on ju ilmselgelt viide suure mahulisele rahapesule ju. No karistusseadustikus on rahapesu väga tõsine kuritegu. Jaa, esimese astme kuritegu lausa. Suures ulatuses rahapesu. Ja seal paragrahv 394 ütleb, et rahapesu eest karistatakse rahalise karistuse või kuni 5-aastase vangistusega, sama teo eest siis grupi poolt vähemasti teist korda või suures ulastuses karistatakse 2-10-aastase vangistusega. Nii et esimese astme kuritegu. Ja. Tõepoolest. Ja see on niisugune huvitav kuritegu näiteks, et kui nad on esimese astme kuritegu, siis igal juhul sellest kuriteost selles mõttes peab teatama ju. Selles mõttes, et esimese astme kuriteost mitte teatamine on ka kriminaalkorras karistatav. No siin on näiteks ka kuriteo varjamise paragrahv 306, mis ütleb, või 307. On lausa mitte teatamine, kuriteo varjamine. Et selles mõttes need on kaks paragrahvi, selles mõttes, mis nagu on väga olulised selle asja puhul näiteks, et kui seda rahapesu varjati on ju, või siis sellest ei teatatud. Antud, kui me nüüd saame teada, et inimesed on nüüd kohtu all rahapesu eest on ju, selles mõttes praegu on ju kohtumenetlus, käib Danske panga nende osakonna töötajate, kõik on ju kohtu all antud on ju, siis küsimus on ju selles, et kuidas siis 2017 alles siis jõuti järeldusele, et seal on nagu rahapesu, kui 2014 oli juba kõigil teada, et seal on 20 miljardi eest tehinguid
mis viitavad rahapesule, no kuna partnerriigid on sellest informeeritud, on ju. No. Informeerin meie rahapesu andmebürood, on ju, ja rahapesu andmebüroo omakorda 2018. aruandes siis endine rahapesu andmebüroo juht kiidab, et nad ju vahetasid infot Finantsinspektsiooniga. Siis valiku võimalus on emba-kumba rakendada, on ju, see ei ole meie valida, on ju, prokuratuur ise peaks nagu rakendama selles mõttes, et emba-kumba paragrahvi kellegi suhtes rakendada omal ajal, on ju, et praegu on ju kõik asjad nagu selles mõttes meil tõenäoliselt, ma ei tea, aegund või mis need on, aga see ilmestab selles mõttes, kuidas nagu nendesse asjadesse suhtuti. No loeme korra ette selle paragrahvi 307 kuriteost mitte teatamine teise isiku poolt ette valmistatavast või toime pandud esimese astme kuriteost mitte teatamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistusega. Ja tõepoolest siis Raab mainib, et 2014 oldi teadlikud sellisest asjast. Ja sina kinnitad ka, et mitte ühtegi nii-öelda kriminaal ei tea, et 2014 menetlust oleks algatatud. Ei tea. Nad oleks kiidenud sellega. See ei ole ju eluliselt usutav, et nad ei oleks seda... Aga miks nad mainivad seda siin oma aastaraamatus ja miks veel positiivse eeskujuna siin Aivar Paul 2013. kuni 2016. aastani olev Raabi juht räägib siis sellest, et tõepoolest meil Finantsinspektsiooniga oli selline suurepärane koostöö ja tekkis... kuidas ma ütlen, et antud info valguses on ju, me seda ju Finantsinspektsioonit eriti palju ei näe, on ju seda infot, on ju. On kinnine asutus ju, annab aru Riigikogule, aga seal ka tõenäoliselt ei anna kõike. Selles valguses ma võiks öelda lihtsalt selle rahva luules on ju, et antud kaasuses tõmmati, Raab tõmbas Fiile mütsi pähe ja alt sõlme. Antud tekstiga, selles mõttes, et seal ei olegi nagu midagi, rahvakeeliga inimesed võivad mõelda, miks iganes muud on ju, aga lihtsalt ma ütlen, et see info on ju, on ilmekas on ju, et kui et keegi tahtis esineda, näidata selles mõttes oma töövõite on ju, see ei ole kuidagi töövõit. See on lihtsalt selles mõttes, Kuigi vaata, sina tõid välja näiteks Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri ettekanne Riigikogule. Kus siis Riigikogu puldis räägib põhimõtteliselt 2015. aasta aruande kohta. Ja siin sa tõid välja sellise äärmiselt huvitava sellise poeetilise viite ühele nii-öelda poeetilis-müütilisele sa võid selle ette lugeda, see on väga asjakohale. Kalevalas tuntud imeveski Sampo, ehk siis Nordea panga endine nimi Danske panga, endine nimi oli Sampo. On Soome päritolu ka pank, mille siis Danske ära ostis. Kalevalas tuntud imeveski Sampo, toona siis 2015 oli see veel Sampo. Sampo, mis jahvatades tegi raha ja muud või palju teisi asju. Oma väikeste laste suunamisel on mul tulnud taas teha tutvust Lutsu Nukitsamehe ainetel vändatud samanimelise mängufilmiga. Mõhk ja Tõlpa leiavad sealt viidingu sõnastatuna, et rahavõim on suur ja igavene, elu lühikene, raha pikk. Nagu näete, päris kirev seltskond. Selline, kuidas öelda, selline luuleline, poeetiline ettekanne Riigikogu liikmele. Ta luule keeles sisuliselt andis mõista, mis võib olla, mis võib tulla. Vihjas võib olla selles mõttes, aga see on väga asjakohane selles mõttes, et mis pärast seda toimus. Et selles mõttes... Ja mida sa prognoosid, milline oli Kilvar Kessleri nii-öelda teadmine 2016. aastal, 2015. aasta osas? Kui me ju selles mõttes neid eelnevaid dokumentid siseneme või selles mõttes arvame, siis ma arvan, et ta teadis seda väga hästi kõike, mis seal toimus. Aga nad ise ju väidavad seda, et nendega käis infovahetus on ju, ja nad kõike teadsid on ju, selles mõttes, et teadmine oli väga hea, ma arvan, selles mõttes, et mis toimub,
mis seal tehakse, on ju, mis seal, selles mõttes, et nad ju lähevad sisse, nad näevad ju kõike selles mõttes, et Raabil ei ole selliseid volitusi minna panka ja Raab ei teosta pankade üle järelevalvet ju. Rahapesu andmebüroo, see pädevus puudub, rahapesu andmebüroo selles mõttes, et Raab teeb koostööd Finantsinspektsiooniga selles mõttes, mida me seal ka nägime, tegi koostööd ju, andis infot, kusjuures ta andis infot partnerriikidest tulevat infot, mida tegelikkuses Raabi reeglite järgi üldse ei tohi kellelegi edasi anda. Aga seal nad ise tunnistavad, et andsid edasi. See tähendab seda, et anti edasi väga konfidentsiaalset infot. Nii, aga see, ma arvan, see konfidentsiaalne info sisaldas ju väga sisulisi asju, selles mõttes, mille alusel see hinnata on ju, et millega siis seal tegeleti. Ja seal ei ole selles mõttes, et kui nad pabereid nägid, on ju, selles mõttes, et ega kui mina olen pabereid näinud, meie probleem ongi selles, et kui meie jõuame kuhugis pabereid ei ole enam ju. aga nemad jõuavad täpselt õigel ajal, kui veel paberid alles on ju. Ja siis, kui me vaatame, et kriminaalasi alustati 2017 ja teadmine oli 2014, on ju, oleme ausad, on ju, 3 aastat on aega atra seada ja ette valmistada. Selles mõttes, et ja lõpuks me teadsime, et midagi anti, on ju, ja me näeme ju siin selles mõttes, et Raab on oma aastaraamatus ju ka välja toonud ilusti, mis on nende ülesanded. Et me isegi siin 2 peale ei mõtlegi neid ju välja ju. Et me loeme muidugi Raabi enda kirjeldust oma enda ülesannetest. Tsiteerin, üks Raabi ülesandeid on teha koostööd nii kohustatud isikutega, kes on esmajoones infoandjad, kui ka pädevate järelevalveasutuste ja uurimisasutustega, kes on infotarbijad. Selle eesmärk on tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist. Raabi roll on olla filter erasektori ja õiguskaitseasutuste vahel. Jah, nii on. Nii on. Ja nüüd küsimus on selles mõttes, et kui suured augud selles filtris olid? Või ei olnud üldse auke, on ju, selles mõttes jäigi toppama kuskile sinna või selles mõttes mingid augud olid, kui me nägime, et info läks, et selles mõttes, et päris augud kinni ei olnud. Raab ikka edastas infot, mida nad siis partnerriikidelt sai, on ju. No näiteks toonane peaprokurör Lavly Perling kinnitas Martin Helmele, kes oli rahandusminister omal ajal nii-öelda EKREIKE valitsuses, et tema oli sel ajal üldse kodune ja tegelikult ei teadnud üldse sellest asjast mitte midagi. Danske rahapesust või? Jah. Kui me vaatame, selles mõttes me vaatame kuupäevasid, millal see Danske skandaal tekkis, on ju, siis ju igal pool dokumentides on, me näeme ju aastat 2014, on ju, me ei räägi varasemast ju. Me räägime ju sellest, kus see skandaal tekkis 2014. Millest räägib FI ja millest räägib Raab ja me ju lähtume paberitest, on ju, et ega me ju rohkem ju ei tea mõelda kuhugi ju. Me oleme raamides, etteantud raamides, mitte meie poolt etteantud, vaid Raabi Finantsinspektsiooni poolt etteantud raamides. Me ei saa sealt välja mõelda ennast. Me mõtlemegi nende samas raamis, on ju. Et see artikkel on, millal ta kirjutatud on 2019. Kui ma nüüd ei eksi, on ju, siis prokuröriks, riigi peaprokuröriks sai ta oktoobris 2014. Peaaegu stardipauku mahtus ära, on ju. Selles mõttes oma rolliga. Nüüd, kui nüüd vaadata seda, selles mõttes seda koostööd, me ju vaatasime eelnevat seda aastaraamatut, seal oli ilusti näidatud, kellega koostööd tehakse, mida tehakse, on ju. Tõenäoliselt on see koostöö ju kuidagi kokku õmmeldud mingi lepinguga ka veel, et selles mõttes, et me
No näed, üllatus, me olemegi jõudnud sellise asjani nagu koostöö, kokkuleppeni. Ehk siis see on kokkulepe, mille on sõlminud politseiamet, prokuratuur ning finantsinspektsioon. Ja see kokkulepe ütleb oma punktis 7 nõnnab see. Pooled hindavad igal aastal ühisel nõupidamisel koostöö tõhusust möödunud perioodil, tuvastavad koostöö nõrkused, tugevused, võimalused ja ohud kokkuleppe iga poole vaatevinklist ning selle alusel kujundavad edasise koostöö. Ehk siis politseiamet, prokuratuur ja finantsinspektsioon, toona siis oli politseiamet veel olnud PPA, ehk siis politsei piiriarvamat, aga ma tahaks täiendada, on ju, et miks seal rahapesu andmebürood ei ole, tegelikult rahapesu andmebüroo on seal, on ju, sest ta oli politsei struktuurüksus. Täpselt. Et seal on ka rahapesu selles mõttes ja kui me ei eksi, siis selles lepingus on ka märgitud, et nad peavad määratlema kontaktisikud. No, me ei tea, kes need on muidugi. Antud hetkel me ei tea, kes need kontaktisikud on, aga see on selle lepingu eesmärk, et see suhtlus peab toimuma. No, et kui me võtame nüüd 2014, 2014 nad võib-olla kokku ei saanud. No, vabandatav, et alles riigi peaprokurör on värske. Raab ei ole veel, nagu öeldakse, seda infot suutnud ära määratleda, FI ei ole suutnud veel äkki võib-olla läbi töötada, kuigi nad ütlevad 2014 nad käisid seal, on ju. No, aga me eeldame siis, et 2015 nad said kokku. 2014 nad ei saanud kokku, aga 2015 nad pidid ju raudselt kokku saanud, tunad lepingust. Ehk siis, ja nad pidid, ilmselgelt ju, et vähemalt selle koostöö kokkuleppe raames nad pidid ju arutama seda probleemi. Kuidagi imelik, kui nad seda ei oleks arutanud või see, et ja kui nad ei arutanud, on ju, siis tekibki küsimus, on ju, et aga miks nad ei arutanud? Või mis see probleem oli siis? Seda mitte arutada, kui meil juba Raab teab, et 20 miljardi eest on Danskes raha pestud. Hiljem tuli 2-0 juurde. 200. Ei, 1-0. Selles mõttes, jah, 1-0 tuli juurde. 200 miljardi eest on ju. et kuidas siis ei teadnud? Et siis 2 asja, kas siis nagu, ma ei tea, kas siis altpoolt üles ei kommunikeerutud või siis nagu oli infosulg või ma ei tea, mis see probleem on, aga see ju näitab seda tegelikult, et Riigikogule on ju aastaid valetatud. Me siin ju praegu sellele järeldusele jõuame sinuga kahekesi, et on aastaid valetatud ja valetatakse järjepidevalt edasi. Selles mõttes, et ei ole probleemi. Et ega, küsimus on selles, et ega nad, ma ei tea, kas nad selles mõttes, et see info on ju nende poolt ju toodetud. See ei ole meie siin kahekesi sinuga välja mõelnud või sina ei ole kuskilt selle alt hõlma leidnud. See on kõik avalik info. Sellest saab üheselt järeldada, et meil on lihtsalt valetatud. Aga mis see valetamise eesmärk on ju, see on, me võime oletada seda, et mis see eesmärk on ju, aga siin on ilmselgelt olnud nagu see esimene artikkel oli, kus siis esitati küsimus, et keegi pidi tegema vea. Siin meil on ju kõik vigased. Ma ei tea selles mõttes, et kas neid vigasid ravitakse või ravita, ma ei tea. Et sinagi tead, on ju, et kas, mis diagnoos neile pandud on ju, selles mõttes pärast seda rahapesu. Näiteks Jürgen Ligi ütleb küll, et minu ajal tehtud juhtimisvead ei ole tehtud minu süül, et tema ei ole kahtlemata vähimalgi määral süüdlane selles küsimuses. Eks ta oma arvamustes, ma arvan, tugineb ametnike arvamustele, ega siis selles mõttes, et tema on selles mõttes nagu ametnike minister.
et ega tal ei olegi midagi ette heita, ta on lihtsalt valinudki sellise teega, siis erinevaid poliitikuid on ju. Et on sellised, kes mõtlevad oma peaga, on sellised, kes laenavad päid ja mõttelõnga. No ja tema, ma arvan, pigem ongi valinud endale, arvestades, ega ma ütlen selle järgi, kuidas näiteks avalikud ju etteastad Riigikogus mingi seadusloomad, lugemised ja see, siis ta ongi selles mõttes usaldanud ametnikke, tsiteerinud neid, on seal vead või ei ole vead, on selles mõttes, et ta on neid tsiteerinud ja ta on selles mõttes, ta ongi selline poliitik, kes usaldabki seda ametnikkonda, kes siis võib-olla kasutab või siis teda ära, ega ta ise ka ei saa aru, kas teda kasutatakse või kasutata, on ju, aga antud info valguses, mis me praegu siin nagu selles mõttes oleme avaldanud, on ju, tõenäoliselt on teda ära kasutatud või ta on ise selles mõttes lasknud ennast ära kasutada. Et ega me ei tea ju selles mõttes, et kust talt need ideed tulevad, mida ta siis presenteerib, on ju, et kui ta neid dokumente näeks, on ju, mis on tema selles mõttes alluvad, on ju, et siis tol ajal olid alluvad ju, juriidiliselt, siis sisuliselt Raab allus ju ka Finantsinspektsioonile tulenevalt seadusest, on ju, mitte finants, vaid Rahandusministeeriumile, kuna Rahandusministeerium oli see, kes selle seadusest vastutab, FI allus ka selles mõttes, ja kui need, nagu öeldakse, Raab ja FI läbi siis valitsuskomisjoni, kus on siis see juhtorgan rahapesu tõkestamise vastases võitluses, nagu seal siis, nagu öeldakse, kommunikeeriti ministrile, kes selle valdkonnast vastutab, on ju, kommunikeeriti jama, mida siis minister edasi siis räägib, siis on probleem. No ma oleksin selle sinu väga heatahtliku ja kahtlemata nende dokumentide raamistikus oleva mõttelõngaga igati päri, kui Jürgen Ligi oleks käitunud kogu selle rahapesu uurimise ajal põhimõtteliselt sarnaselt, et tõepoolest, kas mind on ära kasutatud, mulle on aetud silma mingisugust puru, aga ta ju käitus midagi hoopis teistmoodi, ta tegi põhimõtteliselt kõik endast oleneva, kuni ilmselt mingil tasandil ka Reformierakond ja paljud teised mõjutasid valitsuse kukutamise kaudu seda, et kogu see rahapesu uurimine läbi kukutada, et ei tekita seda olukorda, et me võiksime teada, milline oli reaalselt nagu Jürgen Ligi vastutus, et tema käitumine nüüd järgselt sellele probleemile, ütleme niimoodi, sinu hüpoteesi mitte kõige tugevamal viisil ei toeta. No, või kuidas sa kommenteerid? Selles mõttes ma ütlen seda, et kui Jürgen Ligit briifiti, on ju, näiteks ma ei tea, kas siis kaitsepolitsei või ükskõik, kes teda briifis, on ju, siis kui keegi vähegi tahaks nagu selles mõttes sellele asjale nagu selles asjas nagu seisukohta kujundada, siis ma lihtsalt annan vihje, on ju. Ehk siis see lepingupartner on ju, endine FBI direktor, Louis Freeh. Louis Freeh oli esimene FBI peadirektor, kes käis 2000. aastal Eestis ja heitis ette rahapesu. Eks Louis Freeh ei olnud selles mõttes suvaline isik siin Eestis. Louis Freeh teab Eesti probleeme alates 2000. aastast. Ja Louis Freeh on, meenutame ka natukene ajalugu, oli FBI juht ja Louis Freeh teine on muuseas see, et FBI-l oli kontor mitte Riias, vaid Tallinnas. Ja, just. Ja ta käiski siin ja Louis Freeh käis siin Eestis kurikuulsa Mogiljevitši, Venemaa organiseeritud kuritegevuse tipptegija on ju, finantsvallas, tõesti tipptegija on. Siukseid skeeme mõtles välja, et isegi ameeriklased ei ammustanud läbi, on ju, et ta käisugi siin ütlemas, et kuulge, et lõpetage ära, on ju, ja meil on ju tollest ajast ajalehe artiklidki alles, on ju, kus meie omad ütlesite, et ei, et meil siin ei käinud, et meil käisid legaalsed tehingud, on ju, ma arvan, et juba siis on ju selles mõttes, et kui mina Iisraeli omadega kokku puutusin, on ju, siis nemad ka tegelesid ju Mogiljevitšiga, skeemidega, on ju. See oli eriline kala, selles mõttes libe kala, et nagu luts, et sa
kätte ja lipsab käest minema, on ju. Noh, et ta oli selles mõttes väga hästi üles ehitanud, et ega kui me nüüd, selles mõttes, lihtsalt lähme korra kõrvale põikama, on ju, et kui me jõuame 2000-ndasse aastates, see Nõukogude liik varises kokku ja kõik muud asjad, siis ju sisuliselt Venemaal kogu transiit ja seda ju kontrollisid ju kurjategijad. Ehk siis, kui sa tahtsid mingit kaupa, sa pidid maksma, on ju. Siis neile tehti ettepanek Venemaal ju. Nii, makske meile legaalne raha, me toome teile kauba. Kuidas me toome, see pole teie asi? Aga me toome. Ja asi töötas. Ja nad tõidki, on ju. Aga mis oli nende jaoks oluline, on ju? Nende jaoks oli oluline see, et ettevõtjad andsid neile legaalse raha. Ja nemad omakorda said legaliseerida oma musta raha, sellepärast, et selle musta raha eest maksti toodetest, on ju. See skeem toimis, kui ma ei eksi, 2012. aastal veel. Täpselt sama skeem toimis, on ju. Ehk siis ettevõtjad maksid neile legaalse raha, mida nad investeerisid igale poole, nad lihtsalt legaalne. Keegi saanud ette heita neile, on ju. FBI mitte keegi, on ju. Aga keegi ei tulnud selle peale tol ajal, on ju. Et kaup osteti musta raha eest, on ju. Ja osteti mersusid, osteti siustes kogustes, on ju. Ja need, nagu meilgi ajalehes ju, tol ajal 2000 aastal on meie ettevõtted, kõik, kes müüsid konserve, liha, ükskõik mida müüsid Venemaal, ütlesid, aga me ei vaata ju, kes meile maksab, on ju, mis maksab. Me anname kauba. No nii oligi. Nii lihtne. Nii lihtne oligi selles mõttes, et ja seal ei olnudki midagi keerulist, on ju. Ja nemad kontrollisid, ütlesid, me toome teile kauba, te makske meile legaalselt. Legaalne raha, on ju. Ja nad niimoodi siis, läbi selle on ju, nad siis aardeid laiendasidki igale poole, selles mõttes kontrollisid juba siis pankasid, ettevõtteid ja kõik muud on ju, investeerisid Ameerikasse, igale poole mujale. No, geenius, selles mõttes, et niimoodi suutis kõiki ninapidi vedada, on ju. Selliste asjadega ja seal ei saagi öelda, et kuulge, et su raha on kuritegelikult päritol, on ju. Ja siis sellele, kes müüs, on ju, sa ei saa minna ju sellelt raha ära konfiskeerida, ta on juba konservid ära andnud ju. No mine konfiskeeri talt raha ära, et sa ostsid kurjategijate käest saadud rahaga osteti su käest konserv, on ju. No nii ongi. Ja kinni saba lahti. Ja kui seda nagu ei tea, on, sa ei tea ju ka tõkestada seda ju. Ja nii kaua kui sellega kaasa mängivad legaalsed ettevõtted, on ju, nii kaua see toimibki sellisel viisil ja sa ei, selles mõttes, et ei olegi midagi teha ja ainuke, kes saab käe vahele panna, on pangad. Nemad näevad seda, ega siis selles mõttes keegi muu ei näe. Aivar, mul on tunne, et me oleme teinud päris huvitava sissejuhatuse sellesse teemasse ja loodan, et nendel teemadel saame nüüd edasiselt intervjuudes samuti rääkida, arutada juba erinevate etappide järgi. Ma tänan, et sa tulid siia stuudiosse ja tõepoolest vaatame edasi, kuidas siit edasi minna, milliseid etappe käsitleda ja kuidas seda teemat lahata. Tõepoolest, suur tänu sulle, Aivar Orukosk, et tulid Objektiivi stuudiosse. Rõõm on tõde rääkida. Kõik head.